üldse mitte eeskujulikud kodupidajad. Väga suvine kindel ei. Ära põlenud puutoigasse ja jätuskeskusesse. Koorma, spakk, paanika. Hello ja tere tulemast tänasesse vlogi. Ma olen uute kulmudega. Käisin siis paar päeva tagasi püsikulmudes, nagu ma eelmine vlog rääkisin. Ja hetkel need on nagu selles suhtes tumedamad, kui nad jäävad. Aga mulle samas meeldib, et need ei ole nagu liiga ebaloomulikud, et kui ma kontoris käisin, seega enamus inimesi ei saanud aru, et mul on midagi tehtud. Ja noh, ma arvan, et ega ei saaks võib-olla aru, kui ma ei oleks teile öelnud. Aga mina olen väga rahul. Mulle väga meeldib see kuju ja nagu, ma ei tea, kulmud on lihtsalt nii ühtlased ja nagu päriselt raamivad mu nägu. Ja noh, praegu ei olegi mingit meiki ilmselgelt peal, et nad siin vaikselt paranevad. Ja ma käisin siis beauty bar salongis rea juures. Väga rahule jäin selles suhtes, et ma arvan, et see before and after efekt tuleb nagu ikka päris korralik. Mul oli väga suur hirm, et ma ei teadnud nagu, kas minu kulmudel üldse saab midagi teha, sest nagu noh, ma teadsin, et tegelikult mul on mingi hullult ammusest ajast mingi microblading tehtud ja nagu, et see ei ole, ma ei ole seda käinud eemaldamas, ehk siis see on nagu mingil määral seal all ja siis ta ütles ka, et sellest on nagu armid. Ehk siis see püsimeik ei pruugi võib-olla kohe nii hästi peale jääda. Aga vaatame, praegu on nagu nii värske alles, et ei tea, kui hästi see püsima jääb ja niikuinii on see teine protseduur ka, mis tuleb teha. Kui on vaja, siis teeme ka 3. korda, aga noh, üleüldiselt ma ei tea, see oli nagu nii hea otsus. See võtab nii suure nagu koormus ära, et ma ei pea ise nende kulmudega tegelema ja tõesti praegu lihtsalt ma tunnen, et isegi kui mul ei ole meiki, aga mul on nagu ilusad kulmud näos, siis ma ei tea, kohe on palju parem olla ja väga tore, et sa said tehtud. Ma olen nii pikalt mõelnud selle peale ja nüüd ongi siis põnev vaadata, kuidas need paranevad. Muidugi ma pean ütlema, et see oli minu jaoks natukene valus ikkagi. Alguses ei olnud üldse hull, aga lõpuks, kui sa oled seal mingi 2 tundi juba istunud, et siis hakkab päris valus. Aga jällegi ma arvan, et see asi on seda väärt. Ja vaatame siis, kuidas läheb. Aga saan alustada vlogi oma uute kulmudega. Ja ma ei tea, ma lihtsalt pean vahepeal ise ka ennast vaatama, et oh my god, mul ongi päriselt mingid nagu kulmud. It's kinda nice. Aga tere tulemast! Alustame tänast päeva, tänast vlogi. Vaatame, mis tuleb. Täna on 23. mai vist ja on nädalavahetus. Me lähme Nõva poole täna. Lubas nagu, et tuleb siuke ainuke soe ilm siin ma ei tea, nädala jooksul. Et 20 kraadi, päike paistab ja lähme proovime seda ilma nautida. Ma ei tea nagu, mis need õiged riided tänase ilma jaoks on. Siis ma panin selle bluusi, teksad ja siis ma mõtlesin panna need Tommy Hilfigeri need kingad. Või noh, ma ei tea, kas need on päris kingad, aga need. Et see on vähemalt lahtist jalanõud, sest ma olen ikka enamus aja mingi tossudega käinud. Ja siis ma võib-olla panen ikkagi selle pruuni jakiga peale, sest ma ei usalda, et õues on päriselt 20 kraadi. Et jah, läheme riide ja lähme välja. Näin, me oleme Nõval kohal, õigemini nüüd me oleme siin mingi Rannaküla sildi juurest just sisse. Aga jah, me käime siin Peraküla rannas, mis on väga üks mu lemmikuid randa, aga noh, ta on ikkagi päris kaugel, et Tallinnast oli ju nagu veel kaugemal käia, aga me oleme seal varem käinud ka ja haarasingi kodus mingid pläitud kaasa, et saaks liiva peal pläitudega olla. Ja siis me lähme siia kalarestorani lõunat sööma ja lihtsalt naudime elu ja olu. Siuke tore koht, kuhu nagu väga tihti ei satu. No, oli hull või? Ei ole. 100 viibab laeg.
et tegelikult Eestis on nii palju siukseid neid mereäärseid kohti ja külasid, mida nagu väga tihti ei külasta. Nii et selles suhtes ma arvan tore väike seiklus ja siis tegelikult kuna me ikkagi oleme nüüd see nagu majaomanikud võib niimoodi öelda, siis meid ootavad väga paljud kodused toimetused ja see on nii naljaks, et nagu ma ei kujutaks ette, et mul oleks päris oma maja ja mingi väga suur hoov ja aed, sest see on ikka jõhker tegelikult, kui palju läheks sinna aega asjade sättimiseks, et me oleme nagu selles suhtes üldse mitte eeskujulikud nagu kodupidajad, et ma ei tea, nagu kõik see, et need lillepotid seisavad tühjana ja nagu meil pole veel mingit kraavi ja kaevatud nende hetkide jaoks, et me võtame kõike nagu nii rahulikult, aga samas see nagu sobib meile mõlemale, et me ei pingesta üksteist nende kodutoimetustega ja teeme siis kõike omal ajal, et jah, me peame terrassi õli ostma, et ma saaks terrassi ära õlitada, et tegemist tegelikult on, aga lihtsalt, ma ei tea, meil on lihtsalt vaja vahepeal seda, et me käime kodust ära, et siis meil on kuidagi lihtsam koduseid asju ka toimetada. Suveilmast on minu meelest asi veel kaugel. Siin on ikkagi tuuline ja mina ei taha jopet ära võtta, kuigi osad inimesed siin nagu mingi päevitavad. Et ma ei tea, võib-olla ongi kui mingi varjulise koha leiad, siis on nagu mõnus chillida. Aga jah, see on nagu väga ilus rand ja siin on need grillimiskohad, mis on ägedad. Aga minu meelest iga kord, kui me siia oleme tulnud, siis on megatuul olnud, et me nagu vist pole kunagi siia sattunud sellise nagu päriselt sooja ilmaga. Aga noh, ega täna ma ei oodanudki, et ma mingi päikest tulen nautima või noh, päikest ikka, aga sooja. Sest minu jaoks ei ole veel eriti suve. Või on või? On. Kas te midagi kuulete, sest ikkagi päris suur tuul on siin mere ääres. Aga ma arvan, me olime mingi kaks tundi kindlasti siin Dirhami kalarestoranis või kalakohvikus. Aga toidud olid mega head. Ma võtsime eelroaks nagu tempura taignas ahven oli see või? Ahvenat ja siis ma võtsin mingi lõhega salati ja Markol oli, ma ei mäleta, mis tal oli, aga head toidud olid, muidugi hinnad päris krõbedad ka, aga eks ta siuke natuke vist turistikas koht on. Aga noh, nii harva saab kuskil käidud, et siis pole hullu, et vähemalt tõesti maitses hästi. Ja nüüd me lähme autosse, ma on nii jahe nagu. Lähme vaatame, mis me veel teeme, sest kell on mingi 3 läbi juba, päris kiiresti läinud see päev siin Läänemaal. Mul oli vahepeal vaja vlogimisest pausi, et energiat koguda. Siis mul tuli nii suur nagu uni ja väsimus peale sellest, ma ei tea, kas sellest, et ma istusin merest nii kaua päikese käes ja see tuul ja kõik kuidagi, ma siiamaani tunnen, et ma olen nagu unine. Aga kell on juba 6:30 õhtul. Me käisime tegelikult
tulimegi nagu siia kodu poole ja siis käisime veel Bauhofis, toidupoes käisime ära ja oleme tegelikult natuke aega juba kodus ka olnud. Marko hakkas muru niitma ja ma mõtlesin, et ma tahan ühe video ära filmida, aga kuna mul vaja telefoni laadida, siis ma näitan teile vahepeal asju, mis ma tellisin. Ja tegelikult siis, kui me käisime Lätis, siis ma tahtsin täiega seal, mäleta praegu, mis see kaubanduskeskus oli, aga ma nägin, et seal on see Oysho pood, mis on siis üks ka nagu trenniriiete bränd. Ja seal on väga soodsad asjad. Kunagi ma nägin seda esimest korda üldsegi, ma ei mäleta äkki Itaalias või kuskil. Ja nüüd ma nägin, et see on nagu Lätis olemas seal päris poena. Aga lihtsalt kuna see tagasisõit jäi natukene rohkem hilja peale ja ma tahtsin nagu pigem kiiremini koju saada, siis me ei hakanud sinna koha peale minema. Ja siis ma otsustasin netist vaadata paari asja ja tellisin ühe sellise pika bluusi, mis on nagu siis põhimõtteliselt jooksmiseks mõeldud. See on pruuni värvi, see on XS suurus, aga tundub nagu päris siuke, okei, võib-olla ei ole, aga mõtlesin, et tundub nagu veits oversized. Okei, see on ikkagi paras. Täpselt siuke nagu vaja. Ja väga mõnus, see on siuke, et saab jalutamas ka käia ja mingeid muid spordialasid harrastada. Näiteks rullitama minna sellega, väga cute. Ja siis võtsin ühe T-särgi, mis on nii äge. Siukene kollast värvi. Ja siin on taga kirjas 8K for breakfast. Ja ma ei tea, mulle väga meeldis see vibe. Väga suvine. Väga popp on ju kanda ka praegu neid T-särke niimoodi, et sul ongi see long sleeve siin all ja no väga cool. Ja mulle väga meeldib see, et see tõesti on siuke nagu affordable, aga samas jumala ägedad asjad on seal ja seal on nagu iga spordiala jaoks erinevad asjad ja tõesti väga lai valik, et mul jäi kindlasti paar asja kripeldama, mida ma tahaks veel proovida. Ja siis teised asjad on tegelikult selle mõttega, et ma lähen ju varsti kontsertile. Ma ei tea, kas ma olen rääkinud, aga siis juuni alguses ootab mind Amsterdam ja Harry Stylesi kontsert. Ja ma ei tea, ma alati tunnen, et tahaks nagu kontserdite jaoks natukene rohkem effortit panna nende outfitidega, sest need on nagu ühed vähesed võimalused, kus saad nagu hullu panna oma outfitiga. Ja samas ma mõtlesin, et ma ikkagi selles mõttes tahan, et need oleks asjad, mida ma pärast uuesti saaksin kanda. Et selles mõttes ma proovisin leida mingeid valikuid, mis oleks nagu mulle all ka kantavad. Ja siis tegelikult Weekendis ma tellisin ühed lühkad, sest reaalselt mul ei ole lühikesi pükse ja lihtsalt et proovida, võib-olla saan nagu Amsterdami kaasa võtta, sest see nädal on seal mingi räige kuumalaine. Ei tea, mis selleks ajaks on, kui meie lähme, aga lihtsalt jah, saaks natuke rohkem läbi mõelda oma mingid reisi outfitid. Aga siis selle kontserti jaoks ma tellisin Asosest 2 asja, need on mõlemad mummulised, sest mummud on mingi hull trend praegu. Ja ma lihtsalt tahtsin nagu proovida erinevaid asju, et kas ma jätaks selle seeliku või ma jätaks selle kleidi. Mõlemad ma kindlasti endale ei jäta, sest ma arvan muul ajal mulle need mummud on ikka siuke väga-väga curly teema minu meelest. See seelik tundub küll suur, aga proovime. Nii, see seelik on kindel ei minu jaoks 2 asja pärast. Esiteks ongi suur. Igalt poolt on nagu suur. Selles suhtes pikkus on väga okei, aga jah, lihtsalt ta peaks olema väga palju rohkem ümber. Et siit tagant on näha, et see on liiga lai lihtsalt, see on S-suuruses. Ja teine asi on see, et see on mega õhuke ja ma ei tea nagu, kas see paistab läbi, aga mulle endale tundub, et see materjal on ju nii õhuke, et siia vist, tegelikult saaks mingi heleda pesuga kanda.
ma olen vaadanud peeglist, äkki kui ma peeglist vaatan, siis see näeb parem välja. Okei, see peeglist tundus veits parem, aga ma ikkagi ise arvan, et see ei ole asi, mille ma endale jätan. Nagu selles mõttes, kui oleks pikk, kui seda mitte kanda high waist'ina, nagu ma alguses mõtlesin, siis ta ju tegelikult low waist'ina ongi paras ja peakski nii olema. Aga ma ei tea nagu, võib-olla ma pean natuke mõtlema, mis bluusiga ma võiks veel seda kombineerida. Et jah, samas see on nagu suht mugav ja nagu kõige suurem asi Asosest tellimise juures ja üldse nende UK lehtede peal tellides on see, et väga paljud asjad on nagu mega minid ja siis noh, ma ei taha nagu mingi palja pepuga ringi käia. Aga proovime selle kleidi ära, sest see on väga palju põnevam. Ja nii see kleit on väga-väga palju parem ja see potentsiaalselt võib saada küll selleks, millega ma sinna kontserdile lähen, sest ma ei tea, ma tunnen, et see on natuke erilisem kui mingid tavalised riided, mida ma kannan ja samas see võib saada kleidiks, mida ma ka pärast suvel saan kanda. Ja sellega ma ka täiega tundsin, et see võib jääda mega lühikeseks, sest selle modelli seljas oli reaalselt selline tunne, et miks see nii lühike on, aga õnneks ma ei ole nii pikk nagu modellid ja see katab ikka väga ilusti kannika ära ja ei ole sükest tunnet, et kohe nagu oleksid paljas, nii et mulle väga meeldib see. Ainuke asi, see on siit ülevalt natuke suur, sest mul ei ole ju mingit rinnapartiid, ehk siis võib-olla kui siin oleks midagi rohkem, siis see näeks parem välja, aga ma mõtlesin, et äkki kuidagi ise saab seda natukene sisse võtta või siis õmbleja juurde viia, sest mulle tegelikult megalt meeldib see nagu see stiil ja kõik see, et see on midagi teistsugust, aga samas midagi sükest, mida ma kannaksin ja ma ei tea, ma vaatan, mis mu õde arvab sellest ja noh, kindlasti tahaks mingeid ägedaid aksessuaare juurde panna, et siis ei oleks lihtsalt mingi kleit, et oleks mingi äge outfit kokku. Aga jah, sellised ostud, proovime siis need lühkad ka ära, panen siia samma kleidi alla, sest ma ei viitsi praegu eriti. Sest need ei ole nagu võib-olla nii huvitavad asjad, aga tundusid lihtsalt klassikalised lühkad ja okei, ma ei tea, need on vist liiga ümber. Not sure. Aga samas mulle meeldib see pikkus, et nad ei ole jälle liiga lühikesed ja võib-olla siuke klassikaline suve teksapüks, et kui olekski mingi sama nagu äge bluus ja siis siuksed lühikesed püksid. It could be a vibe. Nii et ma jätan nende teksapükste ringi ka alla, sest need tõesti muidu on ülimugavad ja minu meelest need ei olnud eriti kallid ka. 20 €, nii et ülihea deal. Aga nüüd ma hakkan varsti filmima ja siis ma tegelikult tahtsin täna peigeleid teha, et ma saaks neid homme hommikul süüa. Vau, toss rindab. Terrassil tegime grilli nagu ikka ilusa ilmaga. Tegime neid fooliumiskartuleid, nii et väga excited. Natuke selline vibe, et oleks ära põlenud puutoigas söönud. On või? Nii hull või? Teka. Ma ei tunne mitte mingit muud maitset juba. Võib-olla veits liiga suur tükk. Kõvad täis, me oleme nüüd toas tagasi. Ma pean oma kulme lihtsalt kaitsma päikesevalguse eest. Siis mul peab kogu aeg midagi peas tegelikult olema. Aga nii mõnus lihtsalt uskumatu privileeg, et meil ongi nüüd kodus oma väike terrass, kus saab iga kell grillida, kui ilm lubab. Ja nii mõnus
nagu tõesti oleme nautinud seda võimalust, mis meil praegu on. Ja millest me oleme ju unistanud ja mille pärast üldse uus kodu sai ostetud, et oleks siuke oma õuealakene. Ja väga mõnus, aga kõht on nii täis. Ja ma ei tea, ma arvan, et ülejäänud päeva me oleme lihtsalt lebos ja puhkame, sest nagu me olime ikkagi terve päeva ära ja siis koju jõudes nagu ikkagi see õues toimetamine natukene on minu meelest väsitav, et kui ma ei teinud reaalselt mitte midagi kasulikku, ma lihtsalt tegingi mingeid toiduasju, siis jah, praegu on siuke tunne, et see hommikune väsimus, mis mul oli, ütleb mulle, et okei, nüüd on aeg puhata. Tere tulemast järgmisse päeva, on käes pühapäev, me oleme jälle sõidus, aga ma otsustasin, et tänase päev, et ma teen mingid asjad ära, mida ma oleme edasi lükanud ja üheks näiteks on need suured lillepotid siis, mida ma näitasin eelmises vlogis, et ma lihtsalt, ma ei tea, mind häirib, et nad on seal tühjad, nad koguvad mingit vihmavett ja ma lihtsalt tahaks, et see oleks tehtud. Et lähme Riikkätsi aianduskeskusesse ja siis käime IKEA-st ka läbi, et osta need mööbli katted ära, sest nagu korteris oli see, et rõdumööbli, meil ei olnud nagu rõdumööblil katteid ja nad olid kogu aeg seal õues, aga samas seal oli ikkagi mingi katus peal, et praegu on see, et need padjad saavad lihtsalt räiget vatti ja need on kogu aeg märjad, sest vihma sajab nii palju. Et tahaks need ära osta. Et me oleme liikvel ja täna on nagu nii haige tuul, et ega õues ei kannataks väga ollagi. IKEA-st ostetud potid ja see mööblikate. Ja skoorisime Markole Birkenstockid ka Sportlandist ja nüüd me tulime hoopis siia Hansaplanti aianduskeskusesse. Ma pole siin enne käinud, et väga põnev. Selline hortensiameri. Vau. Me otsustasime need võtta. Aga neid on vaja mingi 10 tükki. Et Marko oleks käru teinud. Sealt ta tuleb. Arvan, et palju see palju. Jah, kiidaks neid kasvavad need taimid. Noh, see on nii ere. Aga ma hakkan nüüd tegelema oma taimedega ja ma ei tea, see on nii tuuline, ma ei taha üldse minna sinna. Ja tunnen ikkagi ennast nagu natuke awkwardilt, kui ma tean, et mingid naabrid on õues, siis mulle lihtsalt üldse ei meeldi toimetada eriti mingi aia asjadega, millest ma ei tea mitte midagi. Ja siis ma ei tea, mul on alati siuke tunne, et kõik vaatavad, mida ma teen. Kuigi ilmselgelt see ei ole tõsi, aga jah, ma ei saa lihtsalt silmi lahti teha. Ma ostsime siis need kõrrelised, ma tõstsin praegu siia nüüd. Lähevad siis siia suurde potidesse. Alguses me võtsime neid taimi rohkem, aga siis me lugesime sealt sildi pealt, et nendele peab oma vahele jääma mingi 50-60 centimeetrit, ehk siis ei saa toppida ühte potti tegelikult mega tihedalt neid. Nii et nüüd mul on 4 tükki mõlemasse suurde potti. Võtsime ka mulda ja siis ma tahan selle hortensia ümber istutada, sest ma olen aru saanud, et sellel on lihtsalt liiga kerge pott praegu, sest on 2 korda juba õues ümber lennanud, sest lihtsalt nii suur tuul on vahepeal. Et jah, võtsin sellele raskema poti ja mul on isegi hortensia mulda, nii et ma loodan, et ta natukene taaselustub, sest
ta praegu näeb natuke nukker välja. Aga jah, ma ei tea, panen teid timelapsi peale ja vaatame, mis see lõpptulemus tuleb, sest ma ei julge praegu õues rääkida ja niikuinii on väga tuuline. Taimed said pandud ja ma panin siia ühele need kiviksed, sest mulle tundub, et see natuke rohkem ühtlustab seda, see läheks kokku selle nagu põrandaga. Teine on siin, aga ma ei tea, need on ikkagi nii laiali need kõrrelised, et see ei ole päris see efekt, aga nagu ma loodan, et nad kasvavad. Tere hommikust! Me oleme jõudnud esmaspäeva. Alustame sellega, et ma pesen oma näo ära. Ma ei ole terve nüüd siin peaaegu nädal aega saanud normaalselt nägu pesta, sest need kulmud, ma ei tohi neid nagu hõõruda ilmselgelt. Ja siis ma üritangi niimoodi pesta oma nägu, et ma ei läheks neile väga pihta. Ja täna ma juba näen, et natukene hakkab kooruma nahka. See on nagu see asi, mis on kõige hirmsam osa sellest püsimeigist, et see naha koorumine, siis ei tohi seda ära rokkida, aga ma ikkagi proovin olla võimalikult tubli ja selles mõttes ma ei taha ise teha. Ma ei taha ise nagu tulemust ära rikkuda, nii et tuleb lihtsalt ka ametlik olla. Kus me eile pooleli jäime? Selle aia majandusega. Ma jätsin keele siis niimoodi, et see üks pott on kivikestega ja teine on ilma. Tahtsin Instasse panna nagu selle question box'i või polli, et nagu kumb rahvale rohkem meeldib, aga ma ei jõudnud selleni. Ja lihtsalt mul ei ole neid kivikesi vist nii palju alles, et sinna teist potti ära täita, et mul oleks neid kivikesi veel vaja, kui ma tahan nagu jätta need. Aga ma ei tea veel. Ma olen kodukontoris täna ja mul on väga siuke kahtlane, ma isegi ei oska nagu öelda. Ma mõtlesin täna või eile, kui ma magama jäin, et täna ma pean minema trenni, sellepärast et eelmine nädal ma reaalselt ei käinudki trennis. Sest kuna oligi need püsikulmud nii värsked, siis ta ütles, et trenni soovite teha, siis ma nagu sellepärast ei hakka minema. Siis ma mõtlesin, et okei, ma täna kindla peale lähen. Ja siis mul tuli meelde, et mul ei ole autot. Ja reaalselt mul on jõusaali mingi 3 kilomeetrit jala. Ja ma kõnnin seda mingi tund aega, nii et tund aega trenni. Tund aega nagu, et trenni jõuda, siis tund aega, et trenni teha vähemalt, siis tund aega tagasi tulla. See on 3 tundi ma päevast ja ma lihtsalt ei tea, kas see on reaalne. Noh, see ei olegi praegu reaalne, sest mul on tööpäev ja ma lihtsalt mõtlesin, et äkki ma saan kodus midagi teha. Et nagu jah, tegelikult oleks vaja neid hüppeharjutusi teha, aga ma ei tea, ma natuke genereerin, sest hommikul ma lihtsalt, ma ei olnud valmis ärkama mingi kell 5, et sinna jõusaali hakata kõndima. Ja noh, ma oleks võinud ette mõelda ja lihtsalt ärgata siis, et Marko võiks mu trenni ja siis tagasi tulnud ise, aga ma taipasin neid asju nagu liiga hilja, et ma siis juba hakkasin magama jääma. Nii et vaatame, mis saab, aga jah, ma pesen praegu hambad ära ja siis ma ei tea, olengi juba töölainel ka. Mul jäi eilsest nii palju asju tegemata, mis ma mõtlesin suure suuga, et ma nädalavahetusel teen nagu mingid siuksed nagu meilidele vastamised ja mingid research'ida, sest ongi see väike õega riis tulemas kohe ja siis Margol on sünnipäev varsti, et
siukseid asju oleks tahtnud otsida, aga ma ei tea, ma ei jõudnud selleni, nii et täna. Nii meile saabuks üks pakikene, väga ilus karp esiteks. Isa mul lihtsalt nii awkward, kui need töömehed käivad ja ma tean, et mu kardinad ees, aga mingid, ma ei vlogi praegu. Aga meil on nii ilus pakk. Selline masterpiece on see karp. Ja siin on midagi väga sobilikku suveks. Wow. Wow. See näeb isegi veel lahedam välja, kui ma arvasin. Issa, mis Itaalia vibes. Nii äge. Ma tegin selle paki täiesti lahti, aga filmisin telefoniga, nii et ma näitan teile ka, mis siin pakis siis on. Esiteks uudisena on siis Felicita alkoholivaba versioon. Ja ma ei tea, mulle väga meeldivad alkoholivabad mullid, sellepärast et esiteks ma suht tihti pigem valin alkoholivaba, sellepärast et ma sõidan väga palju autoga ja tihti, ma ei tea, mulle meeldib see mugavus, et mitte juua ja siis ma ei sõltu mitte millestki, et sellepärast mulle alkoholivabad versioonid väga meeldivad. Ja nii äge, et sellisel nagu suurel brändil on nagu õigest versioonist ka alkoholivaba versioon, et kõigepealt siis mull ja siis väga sobilikud asjad siia juurde. See kork, et saad pudeli tagasi kinni panna ja mullid ei lähe välja, mis on väga vajalik. Kui ei korraga ära joo, siis saab sellise korgi peale panna, mis on väga äge. Siis on meil väga itaaliapärased küpsised kaasas. Ma tahaks neid kohe süüa ja ma arvan, et ma proovingi ühe ära. See oli väga ilus kaart, ma ei saa, see Itaalia vibe on siin nagu on point ja nii äge, siin on kaasas siuke siidisall ja ma ei tea, ma ei oska siukseid asju väga kanda, aga it's a vibe, nagu suvi on tulekul, mul ei ole mitte ühtegi sellist ilusat siidisalli, nii et mulle väga meeldib see muster ja see pilt on nagu sama, mis siin karbi ja kõige peal on ja see näeb mega äge välja. Nii et väga lahe PR pakk. Polegi ammu saanud mingit siukest pakke, mis tähti tekitab nagu wow emotsiooni, et väga cool. Nii et aitäh Felicitale sellise toreda suvevaibise paki eest. Tõesti nagu mul ei ole endal mitte ühtegi siukest soojamariisi plaanis, mingit Itaaliat, mingit Hispaaniat, mitte midagi. Nii et ma võtan kõik vastu, mis natukenegi annavad siukest tunnet ja see pakk kohe kindlasti teeb seda. Aga ma vajan seda küpsist kohe praegu. Oh my god. See on mega hea. Ma arvan, et see mull sobib siia küpsise juurde väga hästi. Tööpäev on läbi saanud ja mul oli täielik mingi ärevus või ma isegi ei oska seletada, aga Marko tuli koju ja siis kuna ta läks füsiosse, siis ta küsis, et kas ma tahan ka linna minna või nagu mõtlesin, et ma saaks jõusaalis ära käia, et ta viskab mu ära tee peal ja mul oli täiesti panic attack, ma lihtsalt ei suutnud otsustada. Sest ma hakkasin kohe üle mõtlema, et issa, ma ei ole esiteks mingi nädal aega käinud jõusaalis. Praegu on täpselt selline kellaaeg, et jõusaalis on nii palju inimesi, pluss ma peaks jala koju tulema, õues on mega suur tuul ja nii edasi ja nii edasi. Ja kuna mul oli nii vähe aega otsustamiseks, sest ta pidi juba ära minema, siis ma lihtsalt ei suutnudki võtta vastu seda otsust praegu, et minna. Ja ma hakkan nüüd kodus siis tegema mingeid harjutusi. Lihtsalt, et ma vähemalt tunneks, et ma olen midagi teinud, ma saan mingeid sääreharjutusi teha, aga nagu täiesti nagu ma olen rääkinud ka sellest psühholoogiga, kus ma nüüd olen ka see aasta päris palju juba käinud. See on üks minu selle aasta self-care
nagu teemadest, et ma sinna üldse läksin ja nii paljude erinevate teemadega nagu tegelen ja nagu see teema, millega ma üldse läksin, mis oli, et ma tahan iseendaga paremaks sõbraks saada. Ma arvan, et sellest me oleme jõudnud nagu suht vähe seda puudutada, aga kõik see muu elu ja olu on nagu ka seotud sellega ja praegu ka nagu lihtsalt täiesti selline paanika valdab, et nagu ma ei suuda otsustada. Ma saan aru, et oleks mõistlik, et lihtsalt pane riidesse ja uksest välja ja mine sinna jõusaali ja mine tee ära see asi, et ma tunneksin ennast pärast kindlasti palju paremini, aga ma ei suutnud seda otsust praegu teha. Nii et ma teen siin kodus. See on nii huvitav teekond olnud selles suhtes, et ma ei ole vist kunagi teadlikult mõelnud oma tunnete peale. Ja ega ma ei ole ise väga hea tunnete väljendaja ka, nagu jah, ma arvan, et see nii palju oleneb sellest, kuidas sa üles kasvad ja millega sa oled harjunud ja millega sa ei ole harjunud. Ma arvan, et igal inimesel on tegelikult mega kasulik käia psühholoogi juures, sellepärast et reaalselt sa ei mõtle muidu selliste asjade peale, sa ei tegele selliste asjadega nagu iseendaga ja nagu ma ütlesin, tunnetega ja väljendamisega, mis nagu minu väljendusoskus on lihtsalt. See on lihtsalt halb ja kõik see, et tekibki mingi paanika ja nagu ei oska ja blablabla, et sa nagu muidu sa ei oska ise tegeleda selliste asjadega, nii et selles suhtes see on nii kasulik ja samas see on ka nagu väga hirmus asi, millega tegeleda ja sellepärast ma arvan, paljud ei tahaks seda sammu teha, sest nagu nii lihtne on nii-öelda ignoreerida neid asju või nagu lihtsalt elada oma elu nii, nagu sa elad. Ehk see jah, on siuke suur teema. Lihtsalt ise paned palju rohkem tähele siukseid olukordi ka, et praegu nagu täiesti paanika, nagu otsustusvõimetus ja isegi nagu mitte mingit nagu sellist mõjuvat põhjust ja mul ei ole praegu, miks ma ei suutnud sinna trenni minna. Ühesõnaga, long story. Ma hakkan trenni tegema. Ja ma üritasin niimoodi teha, et ma väga higistama ei hakka, sest ma ikkagi pean hoidma neid kolmukesi. Aga väga hea, et ma sain ennast liigutada. Sain mingid hüpped ka teha, sääred ei olnud valusad. Ja jah, nüüd pessu, mis ma hakkan süüa tegema. Ja mul on väga vaja juukseid pesta. Ma ei tea, mul viimasel ajal lähevad juuksed nii kiiresti mustaks, et ma mingi 1 päeva saan põhimõtteliselt puhaste juustega käia. Aga jah, hüppan pessu ja siis on hea värske olla. Ma võin juuksed ära, aga need on täiesti märjad. Igatahes enne kui ma õhtusööki hakkan tegema, õhtusöök tuleb lihtsalt airfryeri abiga täna, sest need sügavkliimas mingid kanatiivad ja neid on minu meelest kõige lihtsam ja mõnusam teha airfryeris. Issa, kui palju juukseid mul tuleb. Aga ma teen kõigepealt hoopiski nii-öelda proteiini peigeleid, sest ma tahtsin neid laupäeval teha, aga laupäeval läks nii kiiresti, et ma ei jõudnudki. Aga see on mingi reaalselt maailma kõige lihtsam retsept. Lihtsalt kodujuust. Jahu on vaja. Miksime need asjad kokku ja vaatame. Minu meelest ma olen ühe korra teinud neid kodujuustuga peegeleid ja need olid nagu päris okeid ja ma ostsin juba lõhed ka, nii et lihtsalt on hea, kui on kodus olemas, näiteks ma ei tea, homme hommikul süüa enne tööpäeva. Hakkas undama, aga ma ühes videos nägin, et ta keetis need ennem
kui ahju pani, et see annab rohkem siukse peegeli päris tekstuuri ja päris peegleid tehakse niimoodi, et sa enne keedad. Aga ma ei tea, kas ma peaks muna panema enne maitseained. Ma arvan, et ma proovin need korraks sealt kuumast veest nagu läbi lasta ja siis panen muna peale ja siis selle seesamiseemne segu ja siis ahju. Magamistoas on nii jahe, sest meil on kogu aeg aken lahti, sest muidu siin lihtsalt ei saaks magada. Aga me oleme jõudnud selle vlogi lõppu. Kell on 10 õhtul kohe. Ma tegin kõik oma kokkamist ära, ma jõudnud neid peegleid veel proovida. Need on siis homme hommikuks, aga ma usun, need on väga head. Näevad nagu väga ilusad välja. Ja tundusid nagu siuksed parajalt küpsed ka. Ja õhtusöögi sõime ka ära ja siis ma tegin arvutis mingeid sisulooma asju, mis tegelikult nagu mul nii kaua olid edasi lükkunud ja ma tunnen, et ma saan nagu südamerahuga täna magama minna. Et ma olen kõik need asjad ära teinud, mida ma pikalt edasi lükkasin. Ja see on väga-väga tore tunne, et loodame, et tuleb hea uni. Kõik kardinad peab täiesti ette tõmbama, sest nii valge on magama minnes nagu ei ütleks, et kell on 10 õhtul ja isegi kell 11 ei ole nagu pime. Pimendavad kardinad on lifesaver. Aga aitäh, et sa vaatasid seda vlogi. Siuke tavaline vlog, aga ma arvan päris palju erinevat teemat sai kajastatud siin vlogi jooksul ja olen väga tänulik kõigile, kes te vaatate ja kommenteerite ja ma olen väga põnevil, et varsti kõiki suvetegevusi teiega jagada. Ma arvan, et järgmine vlog tuleb siuke võib-olla natuke reisiprepp ja siis tulebki juba jälle üks väike reisivlogike. Aga jah, aitäh, et oled siin kanalil ja toetad mind. Näeme järgmises videos. Tšau!